Tere! Kommenteerides nädala peatükki Kiti sa, kui loed kokku alguses oleva salmi, igaüks, kes astub ära loetavate hulka, andku pool seeklit püha seekli järgi, 20 keera seeklis. Tõstalev isandale on pool seeklit. Toob Jeruusalemma Talmud Rabbi Meiri ütluse. Tulise mündi võttis püha, olgu ta õnnistatud oma autrooni alt, näitas seda Moosesele ja ütles, sellist andku. Moosesel oli raske aru saada, milles seisneb pool seekli mõte ja Jumal pidi talle seda näitama. Talmudi traktaadis Hulin seletatakse, et Moosesel ei olnud keeruline aru saada, mida tähendab pool seeklit. Teda imestas, et Jumal käskis kasutada pool seeklit hinge pattudest lunastamiseks. Kuidas sai Jumal Moosesele seletada, et pool seeklit peab kasutama hinge lunastamiseks, näidates talle tulise mündi, mida tõstis oma autrooni alt. Selleks peab kõigepealt aru saama, mida tähendab tuline münt, mida tõstetakse autrooni alt. Näeme, et tegemist on 3 aspektiga, mündiga, tulega ja autrooniga. Talmud traktaadis Bava Metzia seletab, et hõbemünti võetakse igal pool vastu. Selles seisneb hõbemündi ja hõbe rahalise väärtuse vahe. Erinevad inimesed hindavad hõbe väärtuse erinevalt. Mõne jaoks on selle väärtus suurem, teise jaoks on see väiksem, kolmandale ei ole seda üldse vaja. Kõik sõltub inimese tahest teatud asja omada, kuid hõbemünti võetakse igal pool vastu. Selle väärtus on kõikide inimeste jaoks sama. Tuli erineb teistest elementidest selle poolest, et kõik teised elemendid liiguvad alla. Isegi õhk, mis ei liigu alla, püsib omal kohal, mis on ikkagi all. Ainult tuli oma iseloomu poolt alati liigub üles. Peab otsima võimalusi, kuidas teha nii, et tuli püsiks all ja oleks millegagi külge kinnitatud, et seda oleks võimalik kasutada ruumi valgustamiseks. Autroonil on 2 aspekti, au ja troon. Troon, hebrea keeles kisse, sarnab sõnale kissui, katte, mille abil saab teisi asju peita. Au tähendab, et troon lisab inimesele au. Tänu sellele, et kuningas istub troonil, temast peetakse rohkem lugu, ehk troon lisab talle au. Siin on tegemist teatud vastuoluga. Kui kuningas näitab oma võimu, hakkavad inimesed teda kartma ja austama. Kui kuningas on peidus, siis pole põhjust teda karta ja austada. Kuidas siis au ja trooni on võimalik ühendada ühte mõistesse? Saame sellest paremini aru tänu Mešeritšist Magidi seletusele. Kui Jumal peaks ühel hetkel näitama ennast kogu oma kõrgendikusega, ei suudaks loomed seda vastu võtta. Ainult tänu kattele, mis piirab jumaliku valguse tugevust, saavad loomed vastu võtta just sellise võimsusega valgust, mis on nende võimetele kohane ja tänu sellele saavad nad Jumalat austada. Selles seisneb ka trooni teine mõte. Kui kuningas istub troonil, on ta madalam võrreldes sellega, kui ta seisab. Seega viitab istumine alandlikkusele ja tagasihoidlikkusele. Jumal peab ennast piirama, näitama tagasihoidlikkust, et loomed suudaks vastu võtta tema õnnistust. Jumalik autroon tekitab loometest 2 erineva püüdluse. Edasiliikumise, hebrea keeles ratso, ja tagasiliikumise, hebrea keeles šov. Edasiliikumist iseloomustab inimese tunne, et Jumal on temalt lõplikult kaugel ja see tekitab inimesel soovi minna oma piirangutest välja ja ühendada Jumalaga. Tunne, mis on kõige rohkem seotud edasiliikumisega, on kirg, tuli. Iga inimese puhul on see erinev ja sõltub tema võimekusest tajuda jumalikkust. Tagasiliikumine on seotud jumaliku tahte vastuvõtmisega. Seda teeb inimene ilma kiireta ja kuna see nõuab alandlikkust ja tagasihoidlikkust, siis see on kõikide inimeste puhul võrdne. Tagasiliikumine on seotud hõbemündiga, mida võetakse igal pool vastu ja mille väärtus on kõikide inimeste jaoks sama. Kuigi edasi ja tagasi liikumine on vastased püüdlused, näeme tulises mündist, et inimese ülesandeks on mõlema püüdluse ühendamine.
Kuna jumaliku tahte täitmine eeldab alandlikkust, siis võiks eeldada, et inimene hakkab seda täitma kohustunnest ilma emotsioonita, kuid sellest ei piisa. Inimene peab täitma jumaliku tahet kirgega, tulega. Inimesel on väga raske iseseisvalt need mõlemaid püüdlusi ühendada. Seda saab teha ainult Jumala abiga, mida sümboliseerib autrooni all asuv tuuline münt. Juudi rahva puhul viitab autroon juudi hingele, mis samamoodi asub autrooni all ja mille osaks on looja pisike säde. Nüüd on võimalik aru saada, miks vastuseks Moosese küsimusele, kuidas poolseekli abil on võimalik lunastada juutide patte, näitas talle Jumal tulist münti, mida ta võttis oma autrooni alt. Mis iganes patud, isegi nii tõsised nagu kuldvassiga patt, puutuvad juute ainult väljaspoolt. Juudi hing on alati täiuslik, isegi pattumise hetkel jääb see Jumalale truuks. Tänu Jumala teenimisele, mis on seotud tulise mündiga, mida võeti autrooni alt, ehk alandlikkuse ja kirge ühendamisele, saab juudi vaimne hing mõjutada ka tema välist ilmingut, et teenida ära lunastust ehk hinge täielikku puhastamist kõikidest pattudest. Peale Jeruusalemma templi hävitamist on kohustus tuua pool seeklit asendunud kohustusega anda annetust ja seda peab juut andma igal hommikul enne palvetust. Annetust samamoodi nimetatakse tuliseks mündiks. Annetama peab oma raskelt teenitud raha, mida saaks kasutada eluks vajalike asjade ostmiseks. Raha on seotud kirgega, kuna see otseselt puudutab inimese elulisust. Annetama peab inimesele, kes seda vajab, ja seda peab tegema lähtudes kohustusest täita Jumala tahet ja mitte lähtudes oma arusaamisest, kellele peab annetama ja kellele mitte. Annetades tundest, et sellega täidame Jumala tahet, kuid tehes seda kirgega, lunastame oma hinge kõikidest pattudest ja teenime ära võimaluse uuesti näha Jumala palet, ehitades talle templi, kus ta hakkab leiduma keset juudi rahvast. Shabbat shalom ja meeldivat toora õppimist!